hommikul mängime sellist mängu hästi vaikselt. Siin osad magavad veel. Papagoi magab ka mul. See hakkab muidu kaasa rääkima. Et mängime sellist salamängu, et mina olen kõik õieti teinud. Sina kõik valesti. Et või siis veel parem tegelikult, et ütleme, et Jumal on kõik õieti teinud. Sina oled kõik valesti teinud. Kui sa nii ei tunne, siis järelikult ütleme, et sa oled nagu karmatsüklis ja sa õpid rõõmu tundma igasugusest crapist. See võib olla alkohol, mõttetud filmid, interneti, mingi mõttetud vetsupumbad ja sina tunned rõõmu, sa oled harjunud seal lõdvestama ja mis siis, et pärast tühi tunne on, eks ju, või on see mingi seksuaalhälve. Et sa mõtled, et see ongi elu, eks ju, ja sul ei ole veel huvi nagu, et päris nagu surmasünni tsüklist välja saada. Ja sulle meeldib see mäng just, et sina teed kõik õieti. Aga kui sa tunned, et vahest ei ole entusiasmi või selline must auk on sees, üksindus, pidevalt need rehad käivad vastu nägu, et see ühiskond tegelikult on pealiskaudne, ajutine ja siis on siin surm on nurga taga kõikidel ja need hirmud ja kõik hakkad neid asju nagu tajuma endas, siis järelikult äkki meie ole midagi valesti teinud. Et äkki Jumal on õieti, et äkki see on mingi õppeprogramm. Äkki see on mingi selline nagu arst on kirjutanud mingi dieedi sulle, eks ju. Või hullumajas on mingi programm või siis oled vanglas, eks ju, vanglas on ka mingi programm, eks ju, surm, sünd, vananemine, haigused, kogu aeg selline. Kuigi hingel on see nagu ebanormaalne, mis surm, mis ma ei tea, mis sõjad, mis hirmud, mis tapmised, mis ma ei tea, peenkehas, iha, viha, kadedused, et mis asi see on, nagu hinge see aru, hing on ka selles mõttes teeb kõik õieti, aga ütleme, et me elame neis kihtides ja me mingi hetk saame aru, et meie teeme kõik valesti, et Jumal on kõik õieti teinud. Et sinna jõuda, see on ka super, et sa jõuad veel sinna ka, et Jumal ei ole mitte ainult õieti teinud, aga Jumal nagu armastab sind, et ta kinkinud isegi sellise valikuvabaduse armastuse reeglistikus, et saad isegi toorest panna ja segast panna ja sa saad selle kogemuse kätte, aga ta lubab nagu ise sinul nagu saada kätte, et ma ei ole see keha, eks ju. Ma olen ikkagi midagi enamat, see teaduse hing. Ja siis on nagu ainuke variant on see, et me oleme sellest rääkinud, et pühad mehed, neil ei ole üldse vahet, mateeria vaim, nad saad aru, et kõige taga on Jumal ja oskavad sellega nagu tegutseda, eks ju, selle materiaalse energiaga, nende elementide õhk, maa, tuli, vesi, eeter, surm ja sünd ja kõiki nende elu aspektidega, materiaalsete elu aspektidega, meie nagu ei oska, me nagu lükkame kuidagi ära, eks ju. Elame sellise näoga, nagu me elaks igavesti, me ei tea selle surmaga, mis teha, et lihtsalt mingi lein ja viha ja kadeduse hirmud ja need samamoodi, et kuidagi nagu püüame mitte märgata ikkagi, meie teeme kõik õieti. Aga nüüd me jõudsime selles mängus sinna, et meie teeme kõik valesti, Jumal teeb kõik õieti, selline pullmäng. Ja siis ainuke variant, üks variant on see, et sa hakkad looma nagu alternatiivset maailma, mis on ka tegelikult käepärast ja Jumal on lubanud. See võib olla niimoodi näiteks, et see reaalsus sulle ei meeldi, see on niivõrd raske, hetkel on võib-olla rahaliselt raske, kehaliselt raske, suhtes raske või on need ühiskondlikud hirmud, eks ju. Siis paned lihtsalt silmad kinni ja hakkad harjutama nagu teist reaalsust. Ma jooksen lilleaasal näiteks, aegloovis, ilusad lõhnavad lilled, päike paistab, sinine taevas, avarus. Sa võid rääkida ja mõelda nii. Et see ongi nagu meditatsiooni selline esimene aste, et sa saad aru, et sul on peenkeha, mõistusenergia, manashakti. Ja sellega saad head soovida, kõigile andestada, kõigi käest andeks paluda ja olla ükskõik ilusas kohas, kus tahad, eks ju. See ei tähenda ühtepidi, et sa sellest reaalsust ära jooksed, sest sa ei saa joosta hullumajast ära või vanglast, karmavanglast, eks ju. Niimoodi, et nägemist ma läksin. Aga sa saad oma teaduses ja peenkehas ja hinges selles reaalsuses hakkad looma teist reaalsust või kodus teed väikse altari, ilusa nurga, kui sa paned oma lemmike müstilised asjad ja seal, eks ju, siis laulad või ostad ilusaid häid raamatuid, mida sa aeg-ajalt lood, eks ju, see on sama, et sa nagu oma mõistusenergiaga hakkad elama teises reaalsuses, sest reaalsuseid sa tead ju kvantfüüsikast, me oleme mõlemad ju kvantfüüsikud, tippteadlased, et mõõtmed, reaalsused, sagedusi ja vibratsioone on hästi palju erinevaid, eks, et küsimus on, mis vibratsioonis sinu teaduseks on, et vaata, mõnikord paistab mingi asi hästi pikk, ajaliselt, et umbes millal vaatad kella kogu aeg,
mõnikord hästi lühike, see on ka tõestus, eks ju. Tavaliselt, kui sul hästi kiire on, siis aeg läheb hästi kiiresti ja siis, kui on, kui sul hästi kiire on, eks ju, siis aeg läheb hästi aeglaselt. No oled närviline kuskil järjekorras ja vastupidi, eks ju. Et noh, sellised nipid, et sellised mängud, et noh, ikka mängulusti peab olema, peab proovima neid mänge, eks, et äkki noh, meie oleme teinud kõik valesti, kes me selles surma-sünnitsüklis, karmatsüklis oleme. Jumal on kõik õieti teinud, et ta on ikkagi viskab meile need köied taevast alla, eks ju, ilus loodus ja ema-isa armastus ja vaimsed õpetajad ja head eeskujud ja ilus vaimne muusika ja noh, miljon erinevat ilusat asja, mis saab tegelikult mõelda ilusaks, mitte ekspluateerivas vormis, eks ju, et ma näen kõike, mis ma näen, kõik nagu peab orjama mind, eks ju. Minu madala teadvuse meeleolusi, mis muutuvad iga hetk, eks ju, võib-olla oleks nii, võib-olla naa.